Lähme edasi esiliiga B võitja juurde, kelleks oli aastal 2023 Tartu jalgpalliklubi Velko. Palju õnne! Tartlased siis võiduga tagasi uuesti pääsuga esiliigasse, kust mõned aastad tagasi veel mängiti. Ja Aivar, ma arvan, et sa võid juba otsast vaikselt minema hakata. Aivar, ma arvan, et saad hakata otsast minema nende medalitega. Nii, ja siin samal ajal, kui meie ootame medaleid, on meil siin Jaanus Reitel, Velko peatreener. No, eelmisel aastal sa selle töö üle võtsid, siis veel ei tulnud, nüüd tuli, mis siis selle kuldse medali tõi? Head mängijad, kes käivad kogu aeg trennis, hea treener ja klubi juhtkond, kes igale soovile, mis treener küsib, et ei vasta, et ei saa, raha ei ole, et on alati vastu tulnud. Kas sa nimetasid väga palju häid komponente, et kumb seal siis nagu parem oli, kas mängijad või treener? No, ütleme niimoodi, et kõik hakkab ikkagi mängijatest peale, et mängijad kindlasti. Kui lihtne on Tartus seda jalgpalli asja ajada ja kui suurte ambitsioonidega te siin ülespoole vaatate? Ikka väga suurte ambitsioonidega selles mõttes, et kui sa tahad normaalset asja teha, siis sul ei saa väiksed ambitsioonid olla. Ja noh, eks need raskused on samad, ma arvan, et väga paljudel klubidel. Aga nagu ma ütlesin, et mulle väga imponeerib see, et klubi juhtkond on väga ambitsioonikas ja teotahteline, et see on kogu selle asja alus. Aitäh, Jaanus! Ja Tartu Velko siis sellest hooajast mängib ka Holm jalgpallipargis. Ja Tauno Teko võtab siit siis kogenud jalgpallurina vastu selle esiliiga B karika. Palju õnne Tartu Velkole! Aitäh teile!